hästi arutab teisel äärel Hugo Toomile ja hea sööt Raabit ning noor Hugo Toom näitab, et käsi on ikkagi üsna kuum. Hea sööt Toomile ja kukub sisse ka. Saab selle ründa. Ja hästi Toomile kohe ja Toom tõstab ära. Ja nii on. Toome osavalt ja 2+1 ja 2+1. Nii et... Hugo, sa oled tänasel päeval kõigest 22 aastane, aga meeste korvpallis justkui juba päris pikalt tiirelnud. Et kas sinu puhul võib öelda, et noorte korvpallist meeste korvpalli üleminek sisuliselt mingeid väga suuri raskusi ei valmistanudki? Jah, ma arvan, et see tuli üsnagi sujuvalt, et sealt Viimsis sai juba korralikud kehade vastu trenni teha esiliigas ja sealt tuli siis samm Audentesesse, kus ma sain rohkem usaldust ja rohkem mänguminuteid, kus ma sain selle enesekindluse kätte. Ja sealt edasi astuda siis meistriliigasse, kus on ikka nagu päris mehed vastas, et see tuli jah, kuidagi kergelt. Kuidas see kõik alguse sai? Kui vanalt, kelle käe all ja millal sa oma korvpalluriteed alustasid? Täpselt vanust ei tea, aga ma arvan, et see oli enne kooli, siis eelkoolis juba. Meil oli seal, kus ma läksin ka algkooli ja põhikooli ehk Vannalinna hariduskolleegiumisse. Seal oli Alari põllutrennid. Seal küll Nõmme spordiklubi nime all millegi pärast, aga seal selles väikses saalis minikorvidega sai see alguse. Sealt sai korralikult tehtud. Siis liitus Nõmme või liitus Reaalkooliga ja muutus kesklinna klubiks. Ja seal ikkagi siis põllu all kuni läks kesklinn kokku Viimsiga. Ning sealt juba edasi Viimsi U18 ja teine liiga ja kuni esiliigani. Siis mängisin Viims. Et ma olin Vanalinna hariduskolleegiumis kehalduskasvatusõpetaja ja ma olin paar aastat enne seda just alustanud korvpallitrennidega, et üks aasta mõtlesin, et võtan esimese klassi poisid. Sellel hetkel Hugo oli alles lasteaialaps. Et mõnikord, kui oli aega ja siis sama lasteaia liikumistund, et oligi lahe, et kui nad seal tegid mingeid mänge, siis üks seik on nagu selgelt meeles, et nad mingi trenni lõpumängu olid lõpetanud ja see Hugo Punt võitis selle mängu ja et kui see kutt jookseb trennist minema, riided vahetama niimoodi, et hüüab, et me oleme maailmameistrid, käed üleval, me oleme maailmameistrid, siis saad aru, et juba spordipoiss. Ja ta tuli siis sealt lasteaia viimases rühmas tuli sinna sellel hetkel siis teise klassi poiste korvpallitrenni juba. Tema siis kogu aeg saigi endast vanematega ainult võistelda nagu lapsena. Kogu aeg endast vanematega, et nii 1 või 2 aastat vanematega pidi siis lapsena kogu aeg võistlema. Ja viimane aastakäik, kui ma Hugo treener olin, siis oli U14 mängisime. See oli siis aga ainukene aastakäik, kus tema sai oma õiget vanust mängida kusjuures. Ja seal U14 ta juba oli nagu täiesti nagu põhimõtteliselt domineeriv mängija. Ma arvan, et kui mul need paberiprotokollid pealt üles vaatan, et 30-punktilised mängud olid selline iga päev juba seal. Juba 16-aastaselt mängisid sa Viimsi eest esiliigat ja olid täiesti arvestatavas rollis. Jällegi, oskad sa öelda, kas need olid mingid varasemad treeningud, sinu väga hea füüsiline valmisolek, et sa ikkagi juba niivõrd noorelt meeste vahel said täiesti kenasti hakkama? Jah, eks ma arvan jah, et võib-olla see füüsiline küpsolek aitas sellele kaasa, et ma ei jäänud nii palju füüsiliselt alla nendele meestele, kes olid võib-olla suuremad natuke, et sain seal ilusti vastu ja nüüd ma ei teagi, kuidas ma arvan, et noorest peast ka juba ma olen vanematega teinud ehk
2000 poistega ja 2001-dega, et kogu aeg olen nii-öelda vanematega treeninud, et see grupp tehti sinna vanalinna siis esimesse klassi ja mina olin siis alles eelkoolis ja juba läksin sinna ehk juba noorest saati niimoodi samm ees nende vanematega teinud, et ma arvan, et võib-olla see aitas mind. Juba varajases eas teistest noormängijatest eristunud Toom sai kutse Audentese spordigümnaasiumisse enne keskkooli algust. Tegelikult mind kutsuti juba siis sinna 9. klassi Audentesesse ja tollel hetkel ma keeldusin, soovisin teha põhikooli lõpuni oma siis nii-öelda kodukoolis ja siis järgmine aasta tundus see üsna loogiline samm, et kui juba varem kutsuti, et siis pidi selle nii-öelda suurema koormuse ehk hommikuse ja õhtuse trenni võtma vastu ja siis arenema selle tõttu paremini, et Viimsis sellist võimalust või nii head võimalust seda teha ei olnud. Ma arvan, et ma seal Viimsis ei osanud veel väga hästi isegi põrgatada ja nagu ei võtnud põrgatuse pealt midagi ette ja siis Audentesest tuli see kuidagi see enesekindlus, ma arvan, just nende trennide arvelt, et ja seal oli mängus ka antud ikkagi minule ja siis Kasparile nagu selline märkimisväärne roll, et me seal kahekesi mängisime üle 30 minuti, et see aitas palju kaasa. Et sama aastaga kui mehed, et oleme palju üksteise vastu mänginud, koos oleme palju mänginud. Et ma ei mäleta küll, et ma oleks miniklassis omavahel mänginud. Et ma ei mäleta, kas ta üldse mängis või ma arvan, et eks ta ikka mängis, ta mängis just Nõmme eest või kesklinna eest. Aga et esimene kontakt temaga oli U14 talendilaagris. Ehk siis nimetati vanasti talendilaagriks, et U14 koondise laagris. Et seal oli esimene kontakt ja sealt edasi siis iga suvi oleme esindanud noortekoondisi koos ja siis ka hooajasiseselt siis mina TalTechi eest Marko Parkareni käe all ja tema siis Valdo Lipsu käe all peamiselt siis kesklinna KK Viimsi eest. Et meil neid lahinguid on omavahel palju ja erinevas vanuses olnud. Et iga noorteklassi Final Fouris oleme vist ka siis kas poolfinaalis või finaalis üksteise vastu mänginud. Et ma arvan, et sealt tänu koondisele me sõpradeks saime ja siiamaaniga oleme suured sõbrad. Kui ma vahepeal tulen trenni ja ikka vahepeal ei jaksa või on niisugune kehvem päev, siis kui ma temaga suhtlema lähen, ta on alati kuidagi nii avatud ja rõõmus ja rõõmsameelne. Et see mulle meeldib tema puhul kõige rohkem. Et tundes nüüd teda nähes erinevate aastate jooksul, ma arvan, et ta on kahest suurest vigastust tagasi tulnud, et väga kannatlik, väga töökas inimene. Aga ja põhiline see, et temaga on alati nagu koos on nagu alati lahe olla, pulli teha ja nii edasi. Profikorvpalluri karjääri alustas Hugo Pärnus Heiko Rannula käe all. Tänase päevani pole võitluslik ääremängija ühegi teise treeneri käe all meistriliigas veel mänginud. Auväärtust tõesti ei tekkinud, võib-olla oleks pidanud, aga ma ei tea, et minul kuidagi ei tekkinud. Võib-olla siis Cramo vastu võib-olla olid sellised natukene raskemad mängud, et kui olid ise jälginud neid aastaid varem, siis oli natuke selline huvitav kogemus nende vastu mängida, aga see läks kiiresti üle ja see, et ma sain just need minutid kätte ja sain trennis ka siis väga head vastaste vastu mängida, kes olid Märt Rosenthal ja Robert Valge ja Kirves siis, et sain trennis korralikult pusida nendega ja see jällegi andis mulle mingi sammu, mis ma sain edasi teha. Kui ta tuli 18-aastaselt juba oli väga küps mängija vanuse kohta, just mentaalse poole pealt ja võib-olla kiidakski selle koha pealt tema vanemaid ja tema kasvatust, et kõik need arusaamised ja võib-olla üldse elust arusaamine oli nagu paigas, et hea kasvatus, see annab juba kõigeks aluse ja selles suhtes temaga oli väga lihtne suhelda, lihtne tema treeningutesse lülitumist nii-öelda jälgida kõrvalt ja teiseks ongi võib-olla, miks tal nii lihtne oli võib-olla meeste sekka tulla alguses oligi see, et oli füüsiliselt on ju see keha oli selleks valmis. Ikkagi asi liikus vägagi tõusujoones, jõudsite Kalev Cramo vastu välja finaali ja sind valiti ka liiga parimaks noormängijaks. Kuidas sa ise sellele
debüüthooajal kõrgliigas tagasi vaataksid? Tollel hetkel tundus see kindlasti selline tore nii-öelda, kuidas ma mõtlen, nominatsioon, et ma sain selle asja, aga ma arvan, et see oli üsnagi loogiline, et kui me tiimiga nii kaugele läksime, et siis ma arvan, et seal 3 positsioonil komplekteerimise osas ei olnud ka meil just minule nii-öelda sellist väga suurt nii-öelda näiteks välismaalast, kes saaks minu selle mängu ära võtta ja mul oli ise vaja mees olla ja see 15–20 minutit ära kasutada. Pärnu teisel hooajal tuldi üllatuslikult Eesti meistriks. Loo peategelane sai kaasa teha küll vaid 3 mängus, kuniks raske põlvevigastus ta mänge pingilt jälgima saatis. Jah, et see kindlasti oli väga raske. Aga ma arvan, et see võistkonna edu, mis tollel aastal oli, see kindlasti aitas kaasa, mitte ei teinud seda olukorda nii-öelda hullemaks, et see, kui sa saad sealt pingilt kaasa elada, saad ikka selle emotsiooni kätte, mis Pärnus seal sold out rahvas tegis, et see nagu annab sulle nii palju motivatsiooni juurde, et ise saada tagasi, ise saada neid mänge mängida, ise saada seal otsustada, et see aitas kindlasti kaasa, pluss et läksime nii kaugele ja sain koos tiimiga teha seda taastusravi, mis aitas mulle väga kaasa. No sa said sisuliselt vippkohalt seda meistriks tulekut jälgida ja oled ilmselt õige mees ütlema, et mis see toonase Pärnu meeskonna edusaladus oli, et ikkagi võib öelda väga üllatuslikult endast suurema eelarvega Kalev Cramo vastu poolfinaalis peale jäädi ja siis juba üsna õlpsalt alistati finaalis ka Tartu. Mänguliselt on mul natuke raske öelda, sest ma seal seda nagu seal sees ei olnud, aga ma nägin kõike seal ümber ja kui need isiksused kuidagi sobisid kokku, et oli hea punt ja oli ka selliseid egosi, et saaks trennis korralikke lahinguid pidada, et see karastas, ma arvan, nendeks suurtemateks mängudeks ka. Sealt edasi Heiko Rannula tulles Pärnuga meistriks, liikus edasi Kalev Cramosse ja sisuliselt võib vist öelda, et haaras sinu endaga kaasa. Jah, ma arvan, et võib küll niimoodi öelda, et mingi mänguga ma ei saanud näidata, et ma oleks pidanud saama siia selles suhtes, et ma olin vigane ja ma olin väga õnnelik, et selline kutse mulle tuli ja ma pingutasin selle jaoks väga, et saada sellest vigastusest hästi välja ja proovida endast kõik anda, et tõestada, et see polnud vale otsus. Vaatamata noorele elueale on tänane rahvuskoondislane üle elanud juba 2 rasket põlvevigastust. Teine neist tuli Kalev Cramo eduka eurohooa järel, mil Toomi karjäär oli taas tõusulainele pööranud. Torbek palliga, Kurbas vaatab korvi poole. Oi, ja siin Toom nüüd saab väga valusalt viga ja jälle põlg. Mul on klapid peas ja ma kuulen seda karjumist läbi ja siin Rauno Kobinil on nägu täitsa valge. Pärast seda vigastust ja tulevad igasugused mõtted, et see peab väga mõistlikult võtma neid otsusi, mis võivad tulla natukene emotsiooni pealt, et peab laskma nendele üle minna, pead saama jälle liikuma ja siis tulevad mõistlikumad mõtted, et peab need tähtsamad asjad tegema mitte emotsioonide pealt. Ja ma arvan, et see põhiline, mul õnneks läks hästi, et peale seda vigastust mul väga aega mõelda ei olnud, et tänu siis Cramole ja Priidule sain kiiresti opile, et järgmine päev oli kohe MRT, ülejärgmine päev oli op ja see käis nagu nii kiiresti, et üks hetk oli seal kodus voodi peal ja op oli tehtud ja siis oli ainult minna sealt edasi, et kui ei saanud nagu kuidagi nukritsema jääda, et siis oli juba vaja tööd teha. Tal on minu arust väga hea kasvatus ja väga hea arusaam sportlase nii-öelda professionaalsuse eest üldse, et ta saab aru, mis peab tegema selleks, et tagasi saada ja võib-olla see esimene kord, kui ta tagasi tuli, siis minu jaoks võib-olla see kehakaal oli natuke liiga suur, et sellega oleks pidanud natuke rohkem vaeva nägema. Täna ma näen, et on ta veel professionaalsemaks muutunud ja
ja kuna ikkagi tema on pigem selline jalad maas mängija, siis see tema mängustiili muutnud ei ole väga, et see on ka võib-olla põlvevigastuse puhul, vähemalt mina olen väga palju näinud seda, kus mängijad alguses on hästi ettevaatlikud. Tema puhul tal on ikkagi see mingi asi seal kõrvade vahel, mis kas lülitub sisse või lülitub välja, kogu aeg on ta sihuke aktiivne, agressiivne, et rõõm näha, et see ei ole kuskile kadunud. No, mul on nüüd tekkinud pärast vigastust selline suht kindel rutiin, mis ma enne igat trenni ja mängu teen, mis siis nagu valmistab mu ette igasugused esiteks lihast ette valmistavad asjad ja siis põlveliigesel otse ka sellised sügavas painutuses või penituses soojendusharjutused. Oleks mõnus nii-öelda seda päris soojendust alustada koos tiimiga. Hugol läheb siis tavainimesest kiiremini kõik asjad, ehk siis see juhtus VEF-i vastu mängus novembri lõpus eelmine aasta. Kohe järgmine päev tal oli MRT ja siis 2 päeva peale seda oli tal juba operatsioon. Peale seda Hugo veetis siis 10 päeva kodus, Game Ready ja Teleka seltsis. Siis ma käisin tal külas paar korda, aitasin vahetada plaastreid, vaatasin, kus põlv on, see oli hästi paistes, hästi kole. Aga sellel ajal juba hakkasid tal harjutused, mida ta tegelikult enne juba teadis tänu sellele, et ta on ühe korra juba taastusravi läbi teinud. Ja siis umbes 2 nädala pealt ta tuli siia saali. Me hakkasime siin samas platsi kõrval tegema kõndimisharjutusi, natuke lihaseid, elektrit ja tegelikult kogu taastusravi käis tiimiga koos. Et seda ei olnud nii palju sellist eraldi tegemist, et vahel küll me võib-olla olime ujulas või arigatos, aga selles mõttes, et ta oli kogu aeg ikkagi nagu satsiga koos. Ja umbes 3 kuu pealt läks Hugo testima sportomeedikasse, kus siis tehti lihastestid, et kas ta esireied 2 jala vahel on piisavalt tugevad ja tulemused olid head ja me hakkasime Hugoga jooksma. Ja nii algaski ja vaikselt siis ta juba tuli tagasi satsi treeningutesse, ta hakkas viskama. 5 kuu pealt ta oli juba, tegi nalja, et ta tahab mängida, mina ilmselgelt ei lubanud seda ja siis algas juba suvi ja siis ta liitus juba meestekoondisega. Ja seal olid ta esimesed kontakttreenid juuli ja augusti alguses. Hetkel on minu meelest väga heas seisus põlv. Et nagu näha, ta mängib juba 20+ minutit. Ilmselgelt vahel mingid valud või kangused säilivad, aga see on täiesti normaalne, sest et tegelikult tal ei ole veel aastagi möödas sellest operatsioonist. Umbes aasta-poolteist on see hetk, kus me eeldame, et ei tohiks tekkida enam sümptomeid või turset, aga praegu on ju operatsioonist alles siis 10-11 kuud möödas. Et Hugol läheb paremini, kui me ootasime. Kas sa tõid Dekari? Tänasel päeval on Hugo keskendunud täielikult profisportlase elule. Korraliku koormuse juures vajab keha igapäevast kütust ja seetõttu on puhas õnn, et söögi tegemine kuulub noormängija meelistegevuste hulka. Täna tuleb, mis selle asja nimi, rannakarbi pasta, see on mu cheat meal. 2 trennipäeval raatsin ainult, see on korralikult kaloreid, aga kõhu saab ilusti täis. Mis mul on siin? Kõige tervislikumad asjad ei ole. No põhiasi, mis peab alati olema, on kohupiim. See on mu esimesest treenerist. Ruudukohupiim on jäänud külge. See kõht on tühi, paned ühe selle, ühe banaani on korras. Igapäevane hommikusöök. Siis ma ei tea, liha on tavaliselt hakkliha või midagi koos riisiga. Snackiks mingi mozzarella või midagi ja eks ta nii ole. Ja praegu on lõunahooaeg ka. Vanaema lõunad on alati tore, kui tuuakse. Kui endal kõht tühjaks läheb kuskil reisil, siis minut võib küsida, et mul on alati midagi olemas kuskil sahtlites. Comment. Väga hea. Diet pizza. Diet pizza, yes, no more. Kui on tegelikult ei ole trenni, on puhkepäev, siis mul kõht väga tühjaks ei lähe. Aga kui on 2 trennipäev, siis 2 trenni vahepeal lõunasöögist
lõunasöögist pigem ei aita, et sööd selle lõuna ära, lähed teed väikse une ja siis enne trenni pead ikka midagi veel sööma, et selline 4 söögikorda tavaliselt. Hommikul ongi tavaliselt ainult Go-Beam ja Go-Beam, banaan või mingi smuuti ja siis juba pärast trenni lõunasöök ja siis mingi väike snäkk ja õhtusöök tuleb ka korralik. Söömise pool on ikkagi taastumise osas on ikka väga tähtis. Ma võib-olla, kui ma nii palju kaloreid kulutan, siis ma mõtlen, et pole võib-olla nii tähtis, et kui puhtad need täpselt on, aga see, et saaks nagu kätte kõik vajalikku, see on ikkagi oluline. Et kui on need pikad reisimisperioodid ja ei saa nagu normaalselt süüa, siis tunned kohe, et keha on natukene liivist väljas, et ei ole nii palju energiat ja on nagu raske. Aga muidu nagu suuri nagu selliseid väga aegavõtvaid hobisid nagu ei ole, et siis saab lihtsalt rahulikult süüa teha, kuulata mingeid podcast'e, mängumehi näiteks ja siis rahulikult süüa teha. No kõige parem osa on kindlasti siis, kui valmis saab muidugi. Siis iga kord kõige parem ei ole, aga lõpuks on kõht nii tühi juba, et läheb kõik alla. Täna on siis rannakarbi pasta minu moodi. Võib-olla neid karpe on rohkem kui pastat, aga nii mulle meeldib. Proteiini rohkem, see on jah hästi. Pigem oled suur kokk? Jah, eks ma teen ikka suht tihti. Vahest teen selliseid kergemaid asju, ma panen lihtsalt mingi kana, teen mingi marinaadi ja panen ahku ja riisi kõrvale, et selline sportlase toit nii-öelda. Kana riisiga on ikka põhiline. Väga uhkeid asju ei tee, aga kui teen, siis teen korralikult. Ma ei tea, mulle meeldib. Ma kardan, mis siit tuleb. No selline rammus. Tipp-topp, mul polegi vaja. Lihtsuses peitub võlu ja seda võib ilmselt öelda nii Toomi söögi valmistamise kui ka mängustiili kohta. Rünnakul mängides on ta vastaste jaoks üks ebamugavamaid mängijaid, sest just nimelt ilma pallita liikumine on Kalev Cramo mängumehe tugevaim külg. Mul ei pea olema nii väga palli, selles suhtes ma ei pea saama rünnakul, iga rünnak ei pea saama oma põrgatusi täis ja palliputteid täis, et ma kasutan oma võimalused siis ära, kui vastane eksib, et kas on siis läbi ründelauba või teen mingisuguse lõike või panen hea katte, et sealt ma saan oma need väiksed võidud nii-öelda kätte ja kaitses on just see, mis seal, kus sul pole nii palju vaja oskusi. Ehk see on ikka nagu lõpuks see kaitsemäng on ka oskustes kinni harjumustes, aga algselt, kui sul on üks ühe vastu, siis sa lihtsalt proovid oma meest takistada ja sellega sa saad neid mänguminuteid. Tema roll nagu meeskonna sulandajana nagu ühtse hoidmisena on väga tähtis näiteks. Tihtipeale on sellised mehed võib-olla pigem on rahvus- või klubides nagu oma maamängijad, kes peaks nagu välismängijad oma mängijaid nagu siduma. Selline roll väljakul, mis teeb kõik mehed paremaks selles meeskondlikus mõttes, ma arvan, et see on nagu superroll. No sa oled Eesti üks parimaid ilma pallita mängijaid, nagu sa ise ka rääkisid. Kus sa selle omandanud oled? Ma olen vaadanud suhteliselt palju korvpalli ja jälginud seda ja võib-olla vaadanud natukene teistmoodi kui mõned. Et no kindlasti, kui sa sõpradega vaatad, siis sa vaatad nagu üldisemat plaani ja vaatad lahe mingi liigutus, lahe pealtpanek, lahe vise, aga kui üksi vaatad, siis saad nagu täpsemalt mingi mängija sihikule võtta ja vaadata, kuidas tema liigub. Et väga põnev on vaadata just näiteks Euroliiga mänge, kuidas mängijad, kes võib-olla ei ole nii individuaalselt osavad, saavad mängida põhirotatsioonis ja on kindlad mängumehed Euroliigas. Viimased aastad olen kindlasti Vesenkovi jälginud, et see on teada mees, kes oskab niimoodi ilma pallita liikuda ja näiteks Puki mängu osas olen Ulanovast jälginud, et tal ei ole ka nii suured füüsilised eeldused, et ta on suhteliselt selline alamõõdus ja ei tundu kõige tugevam, aga suudab seal ikka rahulikud oma asjad ära teha.
et ta on kindlasti väga hea võistkonnamängija, et ma arvan, iga meeskond vajaks sellist mängijat, nagu tema on. Et mul on temaga, ma arvan, päris hea klapp ka väljakul, et nende aastate jooksul, et kui me alguses mängisime koos Audentese spordigümnaasiumis esiliigat, seejärel mängisime Pärnu Sadamas ning nüüd mängime koos Kalev Cramos, et ma tunnen, et tal see mängu lugemine ja väljaku tunnetus on läinud veel nagu kordades paremaks, kui tal see siis oli. No siis tal oli see ka hea, aga kindlasti nüüd selle aja vältel on tal läinud see paremaks. No näiteks trennides on ka nii, et ma ei tea, 5 sekundit rünnaku aega mängida, siis lased ikka natukene jala sirgeks või 2 sekundit on jäänud, arvad, et keegi juba viskab peale, aga siis tuleb Hugo lõige kuskilt ja on ikka 2 punkti korvi alt või siis mingisugune ründelaud. Et sellist meest on kindlasti igal meeskonnal vaja. Ta on oma positsiooni kohta, ma ütleks, et üpris lühike, aga ta on väga tugev ja ma arvan, et just seetõttu ongi ta niisugune ebameeldiv vastane, et tihtipeale tema positsioonil olevad mängijad on pikemad, võib-olla peenemad natukene. Isegi kui on tugevad, siis Hugo surub nagu alt nad just ära, et ma arvan, et see on ta suurim eelis väljakul ja ta on ka kindlasti kiirem nendest. Rannula käe all on Hugol alanud 5. hooaeg. Pealtreenerilt jagub nii kiidusõnu kui ka elemente, mille kallal tuleb kõrgemale tasemele astumiseks kindlasti vaeva näha. Kindlasti on asju, mis ma pean arendama ja mis ikka veel pärast 4 aastat on vaja lihvida Heiko käe all mängides, aga ma arvan, et see mängija ja treeneri vaheline usaldus, see on väga tähtis ja ma olen tänulik sellele võimalusele. Ta on selles suhtes eriline mängija, kellel on tema kõige suurem talent minu jaoks on kõrvade vahel, et esiteks olukordade lugemise kiirus, teiseks siis ütleme reageerimiskiirus teatud situatsioonides on ju, mida on väga raske õpetada, kas see on või seda ei ole. Et see on ja seda talt keegi ära võtta ei saa ja see, ma ütleks, on päris kõrgel tasemel. Ja tänu sellele saab ka teda väga hästi lülitada mängu ilma pallita olukordades, kus ta ise suudab ennast nii-öelda vajalikuks teha. Nii et nii on see positsioon 3, 4 või kas või mõnikord 5, siis teda selles suhtes saab päris kõrgel tasemel juba täna ära kasutada. Millega kindlasti vaeva on vaja näha täna veel, mina ütleks, on pallikäsitsus ja söötmine just, et kuna ta on eluaeg selline mängija olnud, kes lõpetab pigem neid olukordi, siis ikkagi ütleme ausalt, järgmisel tasemel või kõrgemal tasemel ta peab olema parem teistele olukordade looja ka, et on see siis sealt postist või close-outide ründamisel, et need lõpuotsused peavad natukene mitmekülgsemaks minema. Ja koondise pealtreenerina, kuidas sa teda võib-olla koondislaste hierarhias hindad, et tema positsioonil on muidugi päris kõva konkurents, päris kõva andmine? No aga nagu ma ütlesin, et see positsioon ei olegi, tal on raske positsiooni külge panna, et ta on, nagu ma ütlesin, tema see reaktsioonikiirus ja see olukordade lugemise kiirus, see annab talle teatud eelised ja eriti teatud vastaste vastu ei ole, ütleme nii, et samad tüüpi mängijat meil teisi. Võib-olla Kirves mingil määral on sarnane, aga Hugo ikkagi on rohkem perimeetri mängija ja ma arvan, kui see vise veel stabiilsemaks läheb, siis tal on nii-öelda oma koht nagu olemas meie maastikul kindlasti. 3,5 positsioon on ikkagi väga mehistatud seal koondises, et seal on NBA ja Euroliiga mehed, et see on päris raske sinna vahele saada, aga ma arvan, et minu mängustiil on kindlasti erinev võrreldes nendega, väga erinev ja ma arvan, et kui on mul võimalus, siis ma arvan, et ma suudaks väga hästi seal esineda, et mul on teised oskused, mis neil võib-olla ei ole ja kindlasti neil on individuaalsed oskused paremad, aga lõpuks on see kõik treeneri valik, kes sinna saab. Täna oled sa tagasi väljakul, alustades 3. hooaega BC Kalev Cramos. Ma eeldan, et esmane eesmärk on terve püsida. Muidugi, et see ongi üks asi, mis ma mõtlema, et enamust teistel mängijatel, kellel pole juhtunud õnneks selliseid vigastusi, siis neil on võib-olla teised eesmärgid, et väljakul panna võimalikult palju punkte ja nii, aga mul on see suurem plaan ikkagi väljakul püsida ja suuta olla terve läbi hooaja ja siis juba selle taustal teha tulemusi. Nagu alguses sai öeldud, 22 aastaselt oled sa tegelikult juba mitu head hooaega mänginud
Eesti klubikorvpalli täielikus tipus sportlikus pooles lisaks terve püsimisele. Millised sinu nii-öelda sportlikud eesmärgid on lähiaastateks, et ma eeldan, et sa ikkagi kiikad ka väljaspool Eestit? Jah, et need on kindlasti üks eesmärk, mis on lähiaastateks seadud, ongi saada ennast tõestada siis kuskil piiri taga ja saada see võimalus just ja teine eesmärk, mis on koondise poole pealt, on kas siis lähiaastatel või juba rohkemate aastate pärast on saada siis EM-turniirile, et see on mul olnud juba väga pikka aega see eesmärk lapsena juba vaadates neid EM-e, kus me oleme peale saanud. Näib justkui, et Hugo Toom on kohalikus korvpallis tiirelnud juba pikka aega. Ärgem unustagem, et tegu on aga alles 22-aastase mängumehega, kes oma küpse oleku juures peab uute eesmärkide saavutamiseks eelkõige terve püsima.